Jänkujuist Tallinna merepäevadel 2010. Ahoi, merekarud! Pakkige oma kohvrid ja lähme nüüd merele. Kas sul läks kapteni eksam siis hästi? Mis sa selle jaoks ära õppisid? Üks kapten peab teadma meresõidu praktikat, meresõidu ohutust ja meteoroloogiat. Peale selle veel navigatsiooni ja väikelaeva käsitsemist. Ning kõige lõpuks peab oskama pääste- ja otsingutöid, elektronkaardi ja radari kasutamist. Kuhu me sõidame? Aga meil ei ole ju paatigi. Sellel aastal võib Tallinna merepäevadele otse kaatriga kohale sõita. Ja onu Paul annab meile selle jaoks oma kaatri. Oodake meid ka! Muidugi ootame ja võtke oma päästevestid ka kaasa. Isi, Johannale on ka tema kaalule sobivat päästevesti vaja. Nii see on. Ilma õige päästevestita kaatrisse ei saa. Õnneks saame sadamas sobiva laenutada. Kas meil on ikka kõik vajalik kaasas? Muidugi, näe navigatsiooniseadmed GPS ja kompass on siin. Signaalraketid ning laetud akuga raadio ja mobiil aga siin. Lahe, mis me teeme, kui me mõnda merehädalist näeme? Siis võtame ühendust merevalvekeskusega kanalitel 16 või 19 või helistame häirekeskusele numbril 112. Vaata, esi, seal on purjekas. Õige jass. Purjeka esiotsa kutsutakse võõriks ja tagaosa ahtriks. Post, millele kinnituvad purjed, on mast. Mina tean, purjekad liiguvad edasi purjede abil ehk tuule jõul. Kui palju on ühel laeval purjeid? Purjekal on eespuri ehk genua ning kõige tähtsam puri ehk krootpuri. Väga suurtel purjekatel võib olla lausa 3–4 masti. Aga miks neid nööre hästi palju on? Jass, laevadel kutsutakse nööre hoopis otsteks. Otstega kinnitatakse puri masti külge, aga ka teisi laevaosasid teineteise külge. Oi, isi, vaata, seal laeval visati midagi vette. Rahu, Jass, see oli ankur. Tubli Juss, väiksematel laevadel kinnitub ankur pika otsa külge, aga suurtel laevadel on ankur hoopis metallketi küljes. Ankur visatakse vette selleks, et hoida laeva vees ühe koha peal paigal. Ka sadamas võivad laevade ankruketid omavahel sõime ka minna. Ei, sadamas kinnitatakse laev otstega kai külge. Me hakkamegi kohale jõudma. Jah, nüüd on küll viimane aeg vendrid välja tõsta. Mis need vendrid on? Vendrid kaitsevad laeva kriimustuste ja katkiminemise eest. Kas sa teed nüüd umbsõlme? Ei, Juss, ma teen hoopis sõlme nimega seasõrg, aga kõige rohkem kasutatakse purjetamisel hoopis paalsteeki ehk paalisõlme. Näe, sealt tuleb meremuuseumi direktor on Urmas. Tere! Tere! Või hoopiski meremeeste moodi. Ahoi! See on küll tore. Teid jälle Tallinna merepäevadel näha. Me tulime siia otse oma kaatriga. On Urmas, aga mida need väiksed laevad seal teevad? Seal toimub purjekate võistlus. Neid purjekaid kutsutakse 49ereid ja nad liiguvad ainult tuule jõul. 49er tüüpi purjekad on väga kiired. Kui palju inimesi ühe paadi peal on? Igas paadis võistleb 2 meest. Selline võistlus toimub Eestis esimest korda Tallinna merepäevadel. Kusagil tuleb mingit muusikat. Kas kusagil tantsitakse? Meil Tallinna merepäevadel tantsivad seekord hoopis laevad. Sealpool saategi näha laevade tantsusõud. Lahe, aga mida põnevat siin lastele veel on? Lastel on siin veekarneval, kus osaleb sadu mereelukateks kehastunud lapsi. Külla tulevad pealegi ka kunksmoor ja kapten Trumm. Aga siis on veel ju ka maske vaja. Muidugi, Jass. Lastetelgis saate endale oma lemmikmaskid meisterdada. Lahe, lähme kohe maske tegema. Ma hakkan näkineiuks. Mina olen hirmus mereröövel. Mina meisterdan valaskalamasti. Üle korduks muinasjutt sai läbi.
jah, nüüd on küll viimane